kuidas te seletate seda, et te võtsite Koit Uusi ettevõttelt investeeringute hoolduse OÜ 280 000 eurot laenu täpselt samal ajal, kui te Eesti Lotto juhina sõlmisite riigifirma ja Koit Uusi osalusega ettevõtte vahel rendilepingu? Eesti Lotto ei ole Koit Uusiga seotud ettevõttega ühtegi lepingut sõlminud. Hallivana OÜ, seal on... Kuidas seal omandisuhted on hiljem muutunud, seda ma ei oska kommenteerida. Sel hetkel ei olnud seal mitte mingisugust pistmist. Sel hetkel, kui rendileping sõlmiti, oli just vahetult enne ettevõtte EKE saanud Hallivana OÜs osanikuks. Läbirääkimised käisid mis selle firma nimi võis olla, igatahes selle hoone projekti algne nimi oli Age Plaza, käisid selle omanikega, mismoodi nende omanike ring hiljem on muutunud, seda ei oska mina kommenteerida ja Eesti Lotto ei saanud seda mitte kuidagi mõjutada. Aga kas te mõistate seda, et teie võetud laenud 280 000 eurot paistavad selles valguses, mis Eesti Lotto tehingud parasjagu olid altkäemaksuna? Mina ei ole Koit Uusi käest laene võtnud, nende laenude eesmärk oli finantseerida ühte ettevõtet, mina andsin nende laenudele käendused ja tegelen hetkel nende tagasivõitmisega. Kuidas te väidate, et ei ole neid laene võtnud, kui siin on ju olemas ilmselge laenuleping, kus te olete isiklikult laenanud 280 000 eurot? Jah, see laenati otse kohe edasi ettevõttele DFA Development ja sellest oli ka Koit Uus teadlik, et tegemist on ettevõtluse finantseerimisega, mitte minu isikliku laenuga. Aga miks te seda laenu ei ole kuidagi deklareerinud? See laen on deklareeritud, see on nende laenude hulgas, mis on minu majandusliku huvide deklaratsioonis kirjas. Kuidas said sellest laenust, sellest 280 000 siis käendused? Kui te loete selle lepingu korralikult läbi, siis tegemist on minu isikliku käendusega juba siin ja ma usun, et ka siin lepingu tekstist on näha, et tegemist on laenuga, mis on võetud ettevõtluse finantseerimiseks. Nii et te väidate, et see ei ole siis teile justkui isikuna laenatud, et see laen on siis antud selleks, et te annaksite kui te kontrollite panga väljavõtteid, siis see raha on liikunud otse ettevõtte arvele. Et teie kontole ei ole seda raha tulnud? See raha ei ole minu kontol käinud. Aga miks te ütlete, et teie teada ei olnud Koit Uus selle arendusega üldse seotud, kui te lepinguid sõlmisite, et kui te just vahetult tema osalusega ettevõtte oli saanud osanikuks seal Hallivana OÜ? Sel hetkel, kui Eesti Lotto nõukogu otsustas sõlmida lepingu Age Plazaga, sel hetkel ei olnud päris kindlasti Koit Uusiga seotud ettevõtte omanike hulgas. Kui omanike ring on hiljem muutunud, siis seda ei oska kommenteerida. Aga see paistab ju kokkumänguna. No ma ei tea. Mida pole, seda pole. Aga kas te Koit Uusile selle raha, mis te olete temalt laenanud, olete tagasi maksnud? Et selle lepingu järgi, mis ma teile näitasin, oleksite pidanud juba aastal 2016 raha tagastama 280 000 eurot? Nagu ma ütlesin, pankrotiprotsess käib ja pankrotiprotsessi käigus selgub see, kui palju õnnestub sellest rahast tagasi võita. Mina loodan, et tagatised päeva lõpuks realiseerimisele ei lähe. Mis see tähendab siis? Et õnnestub pankrotiprotsessi käigus raha tagasi võita. See on varatu ettevõte? Asi on keerulisem. Ma ei kommenteeri praegu käimas olevat kohtuasju.